tere taas! Seekord räägime uuest Fiat Leonist. aastal tuli see põlvkond välja, nüüd on uuenduskuur läbitud. Sellel on olemas 8-tolline näidiku uhke plokk seal, tahavaatekaamera ja navigatsioonisüsteem on sellel täiesti olemas, samuti leiab tema varustusest Alcantara nahkistmed, täis LED esituled ja tagatuled, 16–18 tolised valuväljad, elektriline seisupidur, võtmete sisenemise käivitussüsteem ja telefoni saad juhtmevalt ka laadima panna. Ka on tema varustuses olemas parkimisassistent, samuti leiab talt ummikusõiduabilise väsimuse tuvastussüsteemi ja hädaolukorra abi ja linnapidurdusabi. Tal on erinevad varustustasemed olemas, Style, Reference, Excellence ja FR. Parimates varustustasemetes on olemas elektriline seisupidur juba ja uhked LED-tuled igal pool ja ka erinevad näidikublokid ja asjad olemas ja madalamates varustusastmetes need puuduvad, on olemas kõige madalamas varustusastmes 16-tolised valuväljad. Mootori valik algab tal 1,4 liitrise mootoriga. Sellele on olemas siis 150 hobujõudu ehk 110 kilovatti. 8 sekundit 100-ni jõuab aegad minna, start-stop süsteem on olemas ja 5,2 liitrit 100 on keskmine kütusekulu. Siis on olemas 1,6 liitrine TDI diiselmootor, 115 hobujõudu ehk 85 kilovatti. Siis on olemas 1-liitrine ECO-mootor, 115 hobujõudu ehk 85 kilovatti, 202 kilomeetrit tunnis maksimumkiirus ja keskmine kütusekulu vaid 4,4 liitrit 100 kilomeetri kohta. 1,4 liitrine 110 kilovatine ja 81 kilovatine mootor veel olemas ja kõige tipuks 180 hobujõudu ja 1,8 liitrine mootor siis. Tutvumishind algab 14 990 eurost. Väga ergonoomiline ja uhke disain on tal olemas. Pagasirumi mahub 380 liitrit. FR varustuses on olemas 17-tolised valuväljad ja Excellence varustuses on olemas LED tagatuled ja kaasaegne iluvõre ja samuti leiab sealt ka siis uhke näidikubloki siis hästi värvilise ilusa. See on uus Fiat Leon, kindlasti tutvuge temaga ja kohtuge temaga Fiati esindustes. Meie kohtume järgmisel nädalal.